Nii, lugupeetavad eelarvekontrolli komisjoni liikmed, head külalised, ma avaksin selle töönädala istungi. Ettepanek on arutada täna riigi eelarvestrateegiat 26–29 ja 26. aasta riigieelarve seaduse eelnõud ja kolmapäeval arutada siis energiamajanduse arengukava ettevalmistamist ja selle mõju eelarvele. Kui see on vastuvõetav päevakorrana, siis ma loeksin päevakorra kinnitatuks ja meie tänasele koosolekule on palutud siis rahandusminister härra Ligi, ministri nõunik proua Oras, eelarvepoliitika asekantsler härra Kirsipuu, fiskaalpoliitika riigi rahanduse talituse juhataja proua Klaus, nõunik härra Steinberg ja finantstalituse juhataja proua Viola Mäemord ja osakonna nõunik härra Känksepp ja samuti riigieelarve osakonna juhataja proua Tali ning samuti on kohal ka siis palutud kohal külalisena riigikontrolör härra Janar Holm. Et ma annaksingi siis sõna härra ministrile ja tema kolleegidele, et siis avalikkuses oleme kuulnud, kirjalikul tekstil on meie käsutuses see eelarve, et siis lühidalt tutvustada eelarvet ja riigieelarve strateegiat ja minna siis küsimuste ja tähelepanekute juurde komisjoni liikmete poolt. Palun, härra minister. Ja aitäh. Nüüd on meil siin kokkuvõtvalt slaidishow vormis, mida opereerivad meie tublid inimesed koha peal. Selge, siis ma ei tea, võib-olla härra Kirsipuu siis lühidalt esitab selle. Aga arusaadav, aga ma saan aru, et siis vist on mõistlik paluda härra Kirsipuu teeb lühidalt, tutvustab neid slaide ja me saame minna siis arutelu juurde. Kui see on vastuvõetav, siis härra Kirsipuu. Ja härra ise. Tegelikult võid prouad ka teada. Kuidas? Meil võivad isegi prouad sellega hakkama saa, kui sa nii ütled, et härra. Mul ei ole sellest vähemagi kahtlust, et kõik Rahandusministeeriumi eksperdid on väga asjatundlikud, sümpaatsed inimesed, kes on võimelised seda presentatsiooni ette kandma. No nii. Tundub, et reportaas on ikkagi koha pealt. Et kus need slaidid nüüd kadusid? Ja, tulid ette. Kõigepealt nimetame siis ära need põhitähelepanupunktid selles strateegias ennekõike järgmise aasta omas. Et julgeolek muidugi, nende järsk kasv tekitab igale poole mujale väga suured pinged. Püüame ka majanduskasvu soosida. Nüüd enne slaidi. Teie näete. On ta ekraanil? Ja, on küll ekraanil, nüüd me näeme. Nüüd on ja selleks on siis ära markeerida maksuleevendused ja investeeringud. Tulumaksukoormus väheneb 780 miljoni võrra, mis on otsene majandusstiimul erinevalt mõne teise maksu kärpimisest. Ja muidugi sissetulekud, arvestades hinnatõuse ja ümberringi tekkivaid või toimuvaid palgatõuse, me siiski kõige tundlikumates valdkondades oleme tekitanud siis palgatõusud, otsustanud, aga üle välja on siis maksukoormuse vähendamine. Kõigepealt siis Isamaa maksuküüru kaotamine, mis on kõige suurem osa maksukergendusest, aga ka tulumaksu tõusu ära jätmine, mis siis otsustati eelmises koalitsiooni koosseisus. Lähme edasi. Mis on järgmine? Jah, prognoos on meil, ma annaks nüüd üle, aga prognoos põhimõtteliselt on meil üsna sünkroonis teistega. Ma ühe märkuse vast teeksin. Lisaksin siia juurde siiski, et radikaalselt parem on kasvu poolest Eesti Panga prognoos ja pealkirjades on läinud jutt, et selle põhjendus on siis justkui
kasvanud eelarvedefitsiit. Eelarvedefitsiit on tõepoolest kasvanud lubatud maksimumi juurde 4,5%, mis ei ole kaugeltki küll Euroopa Liidu suurim, aga on reeglite piir. Aga probleem on, et selle kasvu sees on ikka põhiliselt import kaitsevarustus, et sellisel impordil tegelikult majandusstiimuli mõju ei ole. Ja me ei tohiks selliseid pealkirju toota. Võimalik, et nad on jätnud oma prognoosis üldse selle tähelepanuta. Nad on rohkem makro oma prognoosides, kuigi ma loodan, et neil on õigus. Läheme edasi. Ja nüüd anname siis võib-olla üle, et kes operaatoril on võib-olla lihtsam rääkida kui mul. Ja, ma võtan siit üle ja käin selle ettekande siis lõpuni läbi. Nagu minister juba viitas, eelarveruum uute eelarvereeglite tingimustes kasutatakse ära järgmisel 2 aastal, ehk siis maksimaalne puudujääk 4,5%, mis on lubatud, ja selle sees siis 1,5% kaitsekulude lisa, mis siis tavapärasele 3% on järgmise 4 aasta jooksul lubatud. Ja nagu siit näha, siis eesmärgistatud on alates 2008. aastast eelarvepositsiooni paranemine, sellepärast, et kui ühel hetkel need eelarvereeglite leevendused, mis hetkel on kinnitatud ajutisena kaitsekuludele, kui need kaovad, siis selle järel peaks liikuma tagasi normaalsemate eelarve defitsiidi numbrite juurde, mis kindlasti ei ole 4,5% juures pikaajaliselt jätkusuutlik. Selleks, et see võimalik oleks, on see paranemine ka eelarve RES-i prognoosi siis arvestatud, et samm-sammult selle suunas liigutakse, mitte siis 1 aastase suure hüppega, mis ei pruugi olla jõukohane. Maksukoormus on vähenemas järgmisel aastal 35,2%-ni, nagu minister siin ka viitas. See siis saavutab umbes sama taseme, mis ta oli seal 90-ndate keskel, olles siis viimase võib-olla 10 aasta jooksul veidi sellises kasvutrendis olnud. Aga selge on ka see, et seda lisandunud kaitsekulusid, mis võrreldes kunagise 2%-ga meenutades on ju 2,5% SKP-st juurde tulnud, et see on päris märkimisväärne kasv olnud viimase 2-3 aasta jooksul isegi. Et selle finantseerimist see siis ka peegeldab. Pluss siis kõiki lisandunud kulusid, mis viimase 5 aasta jooksul on otsustatud ilma makse tõstmata teha COVID-i ajal muuhulgas, kus siis ei olnud ainult COVID-i meetmedeks, vaid olid ka mitmesugused püsikulude kasvud eelarves. Tulumaksumäära tõstmata jätmine, mis on siis üks eelarvepoliitiline meede järgmisel aastal, mõjutab ka SKP kasvu. Siin on lihtsalt indikatsioonina näha, et selle võrra võrreldes meie suvise majandusprognoosiga on majanduskasvu umbes 0,3% punkti kiirem. Ja on tõsi see, et siis klassikaliselt sügavam defitsiit tähendab kiiremat majanduskasvu, aga siin sõltub kindlasti ka sellest meetmete struktuurist, et kui lihtsalt importida torusid piltlikult öeldes kaitsevõime suurendamiseks, et siis tehniliselt Eesti majandust suurendab, aga ülekuumendamise mõttes kindlasti pigem mitte, kui me räägime näiteks inflatsioonilisest mõjust. Eelarve puudujääk loomulikult väljendub ka valitsussektori võlakoormuse suurenemises, jõuab see siis 34,5%-ni aastaks 2029. Ja võlakoormus ei ole loomulikult asi iseenesest, et sellega kaasame intressikulu, mis tuleb riigil finantseerida, jõuab see sinna 450 miljoni euro kanti prognoosiperioodi lõpuks, mis siis ka vajab tegelikult ju täiendavat tuluallikat selleks, et seda pikkadeks aastateks eelarvesse jäävad kuluartiklit katta. Nii et alati on täiendav defitsiidil lisahind ja selle hind on siis intressikulu, mis maksumaksjatele ühiselt katta tuleb. Käiks läbi ka kiirelt kulumeetmed. Eelarves ja eelarvestrateegias on olemas ka eraldi lisa selle kohta, kus on see kõik detailselt lahku löödud, aga lihtsalt suuremad kuluartiklid üle käies, siis palgafondi suurendamisest on siin juttu olnud teatud sektoritele, eks eraldatakse lisaraha, õpetajad, siseturvalisus, sotsiaalvaldkond, kultuuritöötajad. Selle mõju on siis 110–130 miljonit seal kuskil järgmistel aastatel.
Eelarves on alati olnud ka täpsustusi aastatevahelises ümbertõstete näol, ehk siis planeerimise täpsus on asi, mida me igal aastal Rahandusministeeriumi poolt nügime, et aastate vahel ei kanduks raha mitte sellise ülekandmise või rullumise näol, vaid tegelikult planeeritakse juba õigesti ja need aastatevahelised ümbertõsted seda eesmärki täidavad. Rail Baltic on kindlasti märksõna, et siin lisaks sellele, et riigieelarveliste vahenditega suurendatakse Rail Balticu rahastust, siis tõstetakse ka ümber CO2 vahendeid teistelt objektidelt, ehk siis konsolideeritakse üle riigi kokku erinevad seni planeeritud CO2 projektid selleks, et oleks võimalik Rail Balticut finantseerida eesmärgiga 2030. aastaks see projekt ära lõpetada, nii nagu rahvusvaheliselt lubatud on. Teehoiuvahendid, päris suur kuluartikkel, oli siis poliitiline kokkulepe, et automaksust kaetakse, automaksust suur osa siis läheb tagasi teehoidu või siis teedesse, see puudutab siis registreerimistasu osa, eks, oli see aastamaksu osa, ehk siis kogu aastamaksu raha suunatakse tagasi elanikkonnale läbi siis teehoiu või siis laste pealt tehtava maksusoodustuse. Siis IT-kulude taotlused riigis ulatusid sadadesse miljonitesse, kui me räägime vajadustest, aga siis on siin rahuldatud mõned suuremad üleriigilised objektid, suurusjärgus 11–16 miljonit. Puudutab see siis keskset raamatupidamise tarkvara, eelarvestamise tarkvara ja veel mõningaid spetsiifilisi SKAIS2 näiteks, selle arendusi või parendusi selleks, et sellised üleriigilised kesksed süsteemid jätkaks toimimist. Aga vajadus, nagu ka paljudes teistes valdkondades, taotluste mõttes on olnud kordades tihti suurem. Äridiplomaatia Ukraina, siin on siis välisrahastuse vähendamise katmiseks eelkõige siis püsikate leitud, välisraha kaob ära järgmistel aastatel, see asendub siis riigieelarveliste vahenditega. Ja teine plokk, siin on näha riigikaitse hankeplaani täpsustamine, mis ei ole siis mahu muutmine, vaid aastatevaheline täpsustus. Eelarve kärbe täiendab sellele juba, mis eelarves on, ehk mäletatavasti 5%, 8% ja 10% järgmisel ja ülejärgmisel aastal, siis protsendi kärbe juba rakendati eelmisel korral, aga sellele on lisatud siis 20 miljonit eurot täiendavat ühekordset kärbet ministeeriumidele ja 18 miljonit ka eelarve revisjoni järgmisel aastal, mis siis puudutab eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala. Ja siis on siin väiksemad muudatused, Team Estonia toimetulekutoetus, õigusaktidest tulenevad lisavajadused, millel pikemalt ei peatuks, aga intressikulu on siis ka näha, mis siis eelarve puudujäägi suurenemise tulemusel eelarvesse juurde tuleb, nagu ma juba kirjeldasin. Ja indikatsioonina on siin eelmise RES-i otsused ka, sealhulgas vajaduspõhised toetused ja investeeringute revisjon, mis on siis selline pikemat analüüsi vajavad teemad, mille eelarve mõju ei oodata enne aastat 2028. On olnud juttu ka sellest, et need eelarvemeetmed ei ole kuidagi eelarve mõõdikutega seotud ja see tulemuspõhisus on kuidagi tagaplaanil, siis päris nii see ei ole. Siin on lihtsalt illustratsioon sellest, millised otsused, rahalise mõjuga otsused on tehtud ja millised mõõdikud nende otsustega seotud tulemusi mõõdavad. Meil on teadupärast õpetajate keskmine töötasu eesmärgistatud protsendina Eesti keskmisse. Meil on eesmärgistatud doktorikraadi kaitsmiste arv õppeaastas näiteks. Doktoriõpe sai lisarahastust eraldi otsusena. Teadus-arendustegevuse innovatsioonikulusid on eesmärk hoida 1% tasemel. Iseenesest see ei juhtu, ka see vajab lisaraha, selle otsusega seotud 1% on siin näitena toodud. IT-arendused, siin on ka erinevaid mõõdikuid sõltuvalt infosüsteemist, mida arendatakse, aga üldine avalike digiteenustega rahulolu on ka sõltuvuses loomulikult süsteemide töökindlusega, ehk siis kui toimub tõrkeid ja amortisatsioonist tulenevaid puudujääke, mida siis lisarahastusega praegusel hetkel kaetakse,
et siis see omab ka kindlasti mõju sellele mõõdikule. Ja siin on siis veel mõningaid näiteid. Riigiteede võrgu seisundi säilitamine. Siin eelmistel aastatel on olnud küsimus ka näiteks liiklussurmade arvust kui mõõdikust. Jällegi teehoid on konkreetselt või siis üsna üheselt seotud, teehoiu tase on siis seotud liiklussurmade arvuga, eriti teatud lõikudel. Ja mida halvemas seisus on teed, seda loomulikult suurem on potentsiaal liiklussurmade tekkeks, aga siin on veel kaks täiendavat mõõdikut, mis siis on seotud selle lisarahaga, üle 100 miljoni viimasel aastal, nagu ma ütlesin, mis siis täiendavalt teehoidu läheb selle RES-i otsusega. Ja lõpetuseks ka põhiseadusest. Oleme igal aastal püüdnud järgida põhiseaduse mõtet ja selle mõtet silmas pidades siis teha eelarvet arusaadavamaks, läbipaistvamaks. Aga lihtsalt meenutusena, et põhiseadus ise ütleb ainult ühe lause riigieelarve selles kontekstis, et iga aasta kohta võtab Riigikogu seadusena vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve. Ja see tingimus on olnud aegade algusest peale täidetud. Riigieelarves on kõik tulud ja kulud, sõltumata sellest, millises vaates riigieelarve esitatakse. Ja ülejäänud klauslid siin halliga on siis täiendavad täpsustused põhiseaduses, mis ei puuduta eelarve arusaadavust ja läbipaistvust. Aga kui vaadata ka põhiseaduse kommentaare ja kommenteeritud väljaannet, siis loomulikult eesmärk on see, et lisaks sellele, et kõik tulud ja kulud on riigieelarves sees, on see seadus ise ka terviklik ja arusaadav. Aga nagu me kõik mõistame, ilmselt arusaadavus on väga subjektiivne termin ja üks inimene saab aru, teine inimene ei saa mitte midagi aru. Nii et sellist keskmist ei ole võimalik võtta ja öelda, et nüüd on arusaadav või nüüd ei ole arusaadav. Et see on alati subjektiivne, aga meie iga aasta oleme seda tagasisidet arvestades siis otsinud seda paremat tasakaalu riigieelarve seaduse seletuskirja vahel, mitte koormates seda seadust võib-olla sellise liiga palju informatiivse tekstiga. Ja samal ajal mitte jättes olulist infot seadusest ja seletuskirjast välja. Ja kui siin on olnud näiteks etteheide või ma ei teagi, kas etteheide, aga vähemalt viide, et riigieelarve seletuskiri on läinud ajas paksemaks sellel aastal, siis lihtsalt näide, et kui oli etteheide, et riigieelarve seletuskirja lisas ei ole toodud kõiki toetusi, siis selle toetuste lisa täiendamine ehk läbipaistvuse suurendamine tõi juurde 100 lehekülge automaatselt seletuskirja mahtu. Ehk siis tuleb alati mõista, et kui soovitakse rohkem infot, siis see toob kaasa mahtu, et seal ei ole võimalik nii, et kõik info on siis läbipaistvalt seletuskirjas toodud, aga seletuskiri on kuidagi kompaktne ja arusaadav ja lihtne dokument. Seda ta kindlasti ei ole. Puhtalt selle tõttu, et andmeid on väga palju ja huvid on väga erinevad, mida selles seletuskirjas soovitakse näha. Aga sellel aastal 3 konkreetset muudatust, siis oleme kaotanud riigieelarve seaduse lisa vähendamaks dubleerimist ja killustatust, ehk nüüd on tegevuspõhine ja majandusliku sisu põhine eelarve siis koos mõjus riigieelarve seaduses kirjeldatud. Muuhulgas on siis õiguskantsleri kommentaaridest tulenevalt seadusest tulenevaid kulusid välja toodud, et oli kriitika, et Riigikogu võib-olla lõpuni ei saa aru seadust lugedes, mida ta võib ise muuta ja mida mitte, millised on seadusest tulenevad kulud ja millised mitte. Me juba eelmisel aastal, ehk siis 25. aasta riigieelarves tõime täiendavalt seda infot juurde, aga nüüd oleme veel lisanud seadusest tulenevaid kulusid, et veelgi seda arusaadavust siis suurendada. Ja lisaks on vähendatud natukene selliseid ridu, mida ministril endal on võimalik muuta siis käskkirjaga, muutmata küll paindlikkust ennast, aga siiski sellist nagu selgitavat infot on riigieelarve seaduses vähem ja see info on, nagu ka on viimastel aastatel alati olnud, seletuskirjast väga täpselt ja detailselt siis lahku löödud, sõltumata sellest, mis on riigieelarve seaduses endas kirjutatud. Aga seda tasakaalu me alati otsime, et mis on siis seaduses ja mis on seletuskirjas. Nii, minu poolt kõik. Aitäh! Ma annaksin nüüd sõna riigikontrolör härra Holmile, et anda oma nagu nii-öelda baastähelepanek, mis puudutab eelarve, siis selle esitatud eelarve nii-öelda sisulist põhiseaduspärasust ja rakendatavust selle loogikaga, et parlament peaks andma põhiseaduse järgi suunise valitsusele raha kasutamise kohta.
ja mis on teie põhitähelepanekud ka siis eelarve sisu tahkude osas või sisu nii-öelda elementide osas. Härra riigikontrolör, palun. Aitäh. Tuleb tunnistada, et me oleme seda nüüd lugenud ja see võtab omajagu aega, et meil päris sellist head arutelu omavahel veel riigikontrolli sees erinevate inimestele, kes seda teinud on, ei ole olnud, et seetõttu ma võib-olla lihtsalt väga üldistatud mõned tähelepanekud ja edaspidi võib-olla täpsemalt. Üks nagu positiivne asi, mille ma välja tooksin sellele slaidile lisaks, oli tegelikult ka see, et mitterahalised kulud läksid eelarve põhitekstist välja. Ma arvan, see on Riigikogu mõttes oluline ehk amortisatsioonivaade. Et on aru saada, et see raha, mis tegelikult riigieelarve seaduses on, see ongi see nii-öelda raha. Et see on minu meelest üks oluline asi, millest on ka kaua jutt olnud, et tõepoolest see, mis puudutab toetuste osa, et siis see on, nagu viidatud, on põhjalikumaks läinud. Et loomulikult Riigikontrollil on erinevaid tähelepanekuid ja mõtteid veel, küll minu isikus siin, kuna me sisuliselt ei ole arutanud seda veel ja ole ka saanud Rahandusministeeriumiga täpsustada, et mis üks või teine asi täpselt nagu tähendab. Et üks asi, mis sellel aastal kindlasti võrdluse eelmiste aastatega natuke keerulisemaks teeb, on see, et on riigieelarve seaduses siis 2024. aasta täitmine, 2025. aasta tegelikult kasutada olev raha ja siis 2026 eelarve. Ja et nad on mõnes mõttes kõik erinevad asjad. See 2025 tegelik on siis jäägid ja reservi otsused, mis on iseenesest ühelt poolt täiesti arusaadav, et see on tegelikult raha, mida on võimalik kasutada ja ta peaks nagu pildis olema. Aga nüüd teiselt poolt ta sellise võrreldavuse, kuna tõesti on tegemist väga erinevate asjadega, võrreldavust selles vaates natuke segab, et ma arvan, see on üks mõtlemise koht, kuidas seda vaadet nii ühte kui teistpidi esitada sellele ühel real, et tõepoolest on arusaadav, et on kogu kasutada olev raha pildis, aga kuidas eristada seda, kas otsus, millega raha on eraldatud, on ta nüüd, tuli raha juurde vähem võrreldes eelmisel aastal otsustatuga, et see on ka kindlasti võib-olla see, mis tavapäraselt ka oluline on. Et see on see küsimus, eks me siin ise oleme põlve otsas arvutusi teinud, mida üks või teine vaade siis tähendab, kui oleks ainult võrreldud 2025 eraldatud rahaga ja nii edasi. Et see on üks koht kindlasti, mis natuke seda võrreldavust keerulisemaks teeb ja kindlasti on asju, mida võib-olla detaili ei lähe, siin on erinevaid asju, mida võib-olla ennem on lihtsam Rahandusministeeriumilt otse täpsustada, et jah, ma arvan, et üks asi, mida maksab seletuskirja mõttes tulevikus teha, on kindlasti see, et seletuskirjas on väga paljudes kohtades, kui palju miski valdkond raha juurde saab või mida vähendatakse, aga kui palju siis oli seda, mida vähendatakse, kui palju saab olema seda, mida suurendatakse ja vähendatakse, et ma arvan, et see võrdlus on tegelikult oluline, et see, kui sellest ei tule, kui näiteks siin oli see 2018 või vabandust, 18 miljonit eurot, mida siis revisjoni käigus otsustati, et järgmisel perioodil vähendatakse, et siis tegelikult on päris keeruline riigieelarvest aru saada, kui palju siis tegelikult läheb eestikeelse õppe jaoks ja ühel lehel on tegelikult ka sellised vastuolulised positsioonid, et ühelt poolt lehekülg 71 ütleb, et eestikeelsele haridusele üleminekuks eraldatud vahendite kasutamisel kogunit jääke ühekordselt vähendatakse 18 miljoni võrra 2026. aastal ja siis lõik hiljem tuleb välja, et tegelikult 2026 ikkagi suunati täiendavad 23,7 miljonit eurot sinna, nii et tõenäoliselt on kõigil sellel seletus, aga kas ta siis suurenes või vähenes või mis ta siis täpselt tähendab või on lihtsalt tõenäoliselt see on eelarvetehniline kirjeldus, kuidas see summa tekkis järgmisse aastasse, et see on võib-olla sellised kohad, kus oleks aru saada, mis see summa siis lõpuks täpselt on. Nii et neid kohti nagu, mida täpsustada ka tulevikku silmas pidades on kindlasti veel ja veel, aga jah, me tahaks põhjalikumalt natuke arutada ka oma majas, et siis täpsemalt nagu seisukohta jagada.
Aitäh, väga olulised tähelepanekud nende poleemiliste või probleemsete kohtade kohta eelarves ja metoodiliselt ja kindlasti kui Riigikontroll täiendavalt siis informatsiooni saab, ma arvan kindlasti on oluline, et ta edastaks siis meie komisjonile ka selle informatsiooni, aga läheksime siis mõningate sõbralike süütute küsimuste juurde härra ministrile ja kolleegidele. Et mul oleks esimene küsimus teile, härra rahandusminister. Ma vaatan nüüd seda eelarvepositsiooni seisu, nii järgmise aasta võlga kui ka 4 aasta riigieelarve strateegias planeeritud võlga. Et see on nüüd pretsedent, härra rahandusminister, kus võlaga kaetakse valimislubadust suurusjärgus siis 2 miljardi euro jagu 4 aasta vaates. Ja mul on küsimus, et härra rahandusminister, et kas teil on rahandusministrina olete te palunud teha ka, praegu on see 4-aastane riigieelarve strateegia, mida näeb ette siis ka Euroopa reeglid näevad ette, aga kas rahandusministeeriumist te olete ka joonistanud välja nii-öelda pikema vaate rahanduspoliitiliselt, näiteks dekaadi peale, et sellises dünaamikas, mis need elemendid on, et kuhu praegu meie rahanduspoliitiline vaade liigub seoses ka võlakoormuse kasvuga. Et üks asi on protsentides, teine asi on nüüd võlakasv nominaalsummas, nendes miljardites ja miljardites eurodes. Et härra Ligi, palun. Kas te olete selle pikaajalisema vaatega teinud ja kuidas te kommenteerite seda pretsedenti ka teie kui ka väga pika poliitilise kogemusega inimene 95. aastast parlamendis, et esimest korda tehakse eelarve, mis sisaldab võlgu valimislubaduse täitmist? See on nüüd küll vaimukas avaldus, et heidetakse ette poliitikutele valimislubaduse täitmist. Et eks see valimislubadus, mitte ratsionaalsed põhjendused olid see, miks põhiseadus või see tulumaksuseadus ära solgiti peale 2015. aasta valimisi, kus siis komisjoni esimees Urmas Reinsalu oli suur eestvedaja, et maksuküür pidi tooma 500 eurot igale. Selgub, et ta tegelikult tulumaksukoormust ikkagi on tõstnud, mitte vähendanud. Ja mina olen ainult rahul sellega, et maksusüsteem ära korrastatakse. Aga muidugi on väga raske tagasi pöörata sellist kurioosumit, nagu see küür oli. Iseenesest valimislubaduste täitmine ei ole patt, vaid aus poliitika. Aga probleem loomulikult on defitsiidis. Selle defitsiidi allikas on paraku põhiliselt kaitsekulu üle 5% kasv. KOV-i arvestuses tunduvalt üle 5%, NATO arvestuses üle 5%. Ja see summa on umbes 5 korda suurem, kui sa nimetasid aastat 95 siin, kui ta oli, mitte summa, vaid see protsent. Siis olime 1% peal kaitsekuluda, nüüd oleme üle 5%. Ja maksukoormus on ikka 35%. Ja maksukoormus on ju see, mis on sinu põhiline kinnismõte olnud avalikkuses. Sa oled võitanud siin maksude vastu ja me oleme siin kompromissi teinud. Jätame tulumaksu tõstmata, leevendame perede automaksukoormust 16 miljoni ulatuses. Ja et paraku defitsiit suureneb, see ei ole nüüd ju üllatus matemaatiliselt. Ma ei ole selle üle õnnelik, aga selline oli siis selle eelarve kompromiss. Aitäh, härra Ligi, ma täpsustan ja siis on härra väga küsimus. Et teate, te praegu autonomiseerite riigikaitsekulud ja Reformierakonna valimislubaduse rahalise kulu võla mõttes. Ma täpsustan ikkagi üle, härra rahandusminister, kas praegu seda Reformierakonna valimislubadust viiakse võla rahaga ellu,
See oli küsimus, mitte niivõrd selle valimislubaduse sisulises kvaliteedis või selles, et ma ei saagi kahtluse alla, et valimislubadus kui niisugune eksisteeris 23. aasta valimistel. Kas seda viiakse ellu võlarahaga? Ja teiseks oli küsimus, härra rahandusminister, kas teie rahandusministrina või valitsus või ministeerium on ka prognoosinud nende makroparameetrite alusel, millega on 4-aastane perspektiiv tehtud, ka võlakoormuse kasvu, mis siis on 10 aasta perspektiivis, et me saame aru oma riigi rahanduse dünaamikast, me siseneme täiesti uude paradigmasse. Paradigma on täiesti uus, härra rahandusminister. Te peate seda tajuma. Härra rahandusminister, palun. Täiesti uus paradigma on üle 5% kaitsekulu ja tegelikult ka täiesti uus paradigma, kui riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees arvab, et võlale vastab konkreetne valimislubadus. Ei vasta. Õige on see, et oma poliitikat, sealhulgas kaitsekulude üle 5% tõstmist, rahastab oma poliitikat, Eesti poliitikat tegelikult. Valdavalt on see ju tegelikult erakonnade suhtes neutraalne, see kulu, mis seal eelarves on. Rahastatakse defitsiidis eelarve, see on tõsi. Aga see eelarve on 19 miljardit suur. See on suurem veel, kui on Isamaa maksuküür. Kordades suurem. Nii. Aga 10 aasta perspektiivis ma mõtlen, kas me oleme seda üldse hakanud joonistama, ma ei tule silme ette seda pilti, aga nüüd selles kontekstis, et neid ikka joonistatakse, aga kuna selle 10 aasta käigus tuleb väga suuri muutusi, siis ma arvan, et pigem sellele pole seekord energiat pandud, kuigi on olemas graafikud ka seal 2070. aastani. Sealhulgas graafikud eriti seoses näiteks pensionipoliitikaga, kus te olete ju otsustanud nimetada siis pensioni kogumise finantskuriteoks rahva vastu. Me oleme näidanud, kuidas demograafia mõjutab pensionäride ja maksumaksjate suhet ja kui traagiline on see, et hulk inimesi on teisest sambast lahkunud ja jäävad sisuliselt toimetuleku piirile oma alles jääva pensioniga ajas. Et need graafikud on jah hästi pikad, aga eelarve koha pealt seal on muutusi nii palju. Ma arvan, et meil arvestades populaarsusreitinguid, ma arvan, et isegi Isamaa peab nüüd hakkama vastutust tulevikus jagama selleks, et need graafikud paremad välja näeksid. Ja kõik see võitlus maksude vastu, ma arvan, saab uue värvingu tulevikus, et eks te siis tule ja näita oma konkreetseid plaane ka, mitte ainult, et kritiseerite teiste oma. Nii, arusaadav, et ma saan aru, niisugust 10 aasta plaani ei ole, aga siis, vabandust. 10 aasta plaani ei olegi, 10 aasta poliitikat, 70 aasta poliitikat, graafikud, projektsioonid. Tõepoolest, härra minister, sellega komisjon on tuttav, meid tutvustati 2007. aastani teatud makroindikaatorite prognoosi, mis sisaldab keskmise palga, nominaalse SKP näitajaid, kuid mitte riigi võlakoormuse või ka võla või tasakaalu näitajad pikemas vaates. Jah, ma siinkohal täiendaksin siis, et tegelikult riigieelarve strateegia dokumendis on peatükk 3.6 pikaajaline jätkusuutlikkus, kus on ikkagi prognoositud, kuidas olukord aastani 2070 areneks just eeldusel, et siis vabastusklausel meil siin 2028, mida saab üle kanda 2029-ndasse, siis lõppeb ja peab taas jõudma tagasi tasakaalu juurde, mis siis praeguse seaduse järgi on -1% juures SKP-st. Et tõesti see tugineb siis seadusest tulenevatele nõuetele ja ka Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud vananemisraportile, et sellised peamised trendid on siin ka välja toodud ja kirjeldatud. Nii, aitäh. Härra Vaga, palun. Jaa, aitäh.
tunnustan nagu ikka auväärt komisjoni esimeest väga huvitavate sõnakasutuste eest ja ma arvan, üheks käibefraasiks võiks ju tegelikult saada see täiesti uus paradigma. Et ma arvan, see täiesti uus paradigma tegelikult tuli siis 2020 aastal, kui ei ole sinu kättemaks, siis on hästi. Igastahes 2020 aastal tuli täiesti uus paradigma, kui täitsa headel aegadel viidi siis nominaalne defitsiit üle -5%. Seda tegi siis auväärt Urmas Reinsalu koos oma sõprade EKREIKE valitsusega. Ja võib-olla äkki auväärt minister oskab sellele vastata, et miks seda tegelikult tollel hetkel tehti või mis on teie hinnang, et olukorras, kus ei olnud suuri kasvajaid kulusid just ka riigikaitse valdkonnas, mis tõesti siis hetkel seda defitsiidi numbrit nõnda suureks venitab, et tollel ajal olime küll eeskujulikud üle 2%, aga 2% vist kopikatega oli 2020 aastal. Siis kaitse-eelarve suurus, järgmine aasta siis tõesti koos välisvahenditega oleme seal 5,43% juures, kui ma ei eksi. Et äkki minister oskab sellele vastata, et miks siis tollane siis EKREIKE valitsus Reinsalu osalusega selle defitsiidi headel aegadel nõnda suureks viis. Ja võib-olla siin Rahandusministeeriumi kolleegid või äkki minister oskab ka vastata, et Eesti siis kasutab tõesti järgmisel aastal seda Euroopa Liidu siis ülest erandit, mis puudutab siis seda, et võib defitsiidi viia -4,5%-ni, kui teile tehakse kaitsekulude arvelt, et kas teil on mingit hinnangut, et mitu siis tegelikult Euroopa Liidu liikmesriiki sarnaselt seda erandit planeerivad siis kasutada, et äkki on seda ülevaadet võimalik anda? Aitäh! Aitäh, kõigepealt ma parandan nüüd, tänan oma noort kolleegi, õige tähelepanek, et selle paradigma muutusega kuritarvitamine oli komisjoni esimehe poolt ilmselge, aga muidugi ajalugu algas enne mu noort kolleegi. Et 20. aasta paradigma muutust kindlasti mina ei kritiseeri, see oli tähendab, ma üht-teist seal kritiseerin, ma olin riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht ja kuritarvitusi tuli seal ju välja üsna mitu, et kuidas omadele kanditi raha, aga sealhulgas siis rahandusministri omadele eelkõige, kes ei olnud mina tookord. Aga paradigma muutus tegelikult 2016. Siis ei olnud EKREIKE, vaid siis oli teine Isamaa valitsus, Jüri Ratase oma. Ja seal esimest korda siis legaliseeriti defitsiidiga eelarve. Kui praegu tullakse mulle ette heitma, et ma täidan valimislubadusi, siis täpselt seda tegi 2016 Ratase valitsus, kui hakkaski realiseerima Isamaa maksuküüru lubatus defitsiidse eelarvega. Vot see oli paradigma muutus. 20. aastal, kui majandus seisis, ei olnud tingimata ei olnud ju tegelikult, mitte tingimata, ei olnud ju muud lahendust, kui see meditsiinikriisi üle elada majandust käigus hoides ja siiski riiki käigus hoides ja defitsiidi tõstes. Muidugi, seal olid kuritarvitused sees, kriminaalasjad isegi järgnesid. Kritiseerisime seda ka selles samas ruumis, kus te praegu istute. Aga üldjoontes Eesti sealt tuli välja suhteliselt valutult. Ma ei tea, kelle teine see on, sest et rahandusminister küll ei võidelnud sellest, et see oleks valutu väljatulek. Vot. Nii, aitäh põhjaliku ammendava vastuse eest. Teine küsimus, aga härra minister vastas sisuliselt. Härra Kirsipuu oskab vastata konkreetselt küsimusele, kas keegi kasutab veel vabastusklauslit kaitsekuludes? Ma vabandan, mul on tegelikult see osa ei vastamata, et kasutab küll, aga eelkõige ma tunnen praegu puudust, olen küsinud, aga ei ole saanud veel, siis võib-olla mu kausta vahel, see on juba olemas, siis need riikide defitsiit ja võlad, et vanasti olid need mul alati käepärast. Praegu võib öelda, et 4,5% defitsiit ei ole mingi erand. Ta on täiesti tavapärane, aga on ka suuremad numbrid Poolal, Prantsusmaal, kellel iganes. Ja väga hästi elab muide selle defitsiidi poolest Kreeka.
Kõik Jonasik, kellele siis laenu andmist, aga tema reformis ennast. Kes laenu andmist, need ise ei reformi. Argiisi puhul on täiendada vist. Ja, lihtsalt numbriliselt 16 riiki on hetkel listis, kes siis on seda erandit soovimas juba saanud ja kuna avaldused on veel oodatud, siis on avatud nimekiri, ehk siis Itaalia hetkel mõtleb, Prantsusmaa mõtleb, et siin on veel riike, kes potentsiaalselt taotlevad. Nii, aitäh. Mul on küsimus nüüd, ma ei tea, selle skeemi kohta, ma ei tea, kas on Rahandusministeeriumi inimestele riigieelarve strateegia, lehekülg 206 on toodud ära üks sümpaatne tabel, joonis 16. Ja nüüd on selle kohta, et ma küsin, kas selle sisendnäitajad on siis, et see vabastusklausel kaitsekuludele 1,5% siis, eks ole, et selle ajaline kehtivus on eelduseks, et selle kehtivus, kui ma õieti mäletan, on vist 2029. aasta lõpuni, eks ole. Võidakse pikenda mitte, aga see on poliitiline otsus. Meie eeldus on, ma saan aru, see skeem on tehtud, et see on 29. aasta lõpuni. Ja kas selle eeldus on siis see, et riigikaitsekulud jäävad 5%-le, siis kuni 2070. aastani või mõeldavas inimperspektiivis siis 2 või inimpõlve jagu. Ja ma saan aru, et siis eesmärgiks on võetud 4,5 miinuselt 2026. aastal saavutada -1% siis 2034. aastaks. See on praegu siis valitsuse poliitikaline kavatsus sellise riigieelarve strateegia loogikaga ja siis peaks olema -1% eelarvepositsioon siis 36 aastat, aga võlakoormus peaks langema. Et kuidas selline karate stiilis dünaamika saab juhtuda, et -1% püsivalt võtta miinuseks, võlakoormus SKP-st kahaneb ja siis vabastusklausel kaob ära. Et kas kõik need kas ma interpreteerisin selle graafiku elemente korrektselt? Jaa. Et tõesti, see joonis eeldab seda, et vabastusklausel kaob ära, mis siis sunnib valitsust, kes sellel hetkel on võimul, liikuma eelarve tasakaalu suunas nende eelarve reeglite järgi, mida eelarve baasseadus järgmisest aastast alates sisaldama hakkab. Ja see, et 1% nominaalse defitsiidi juures võlakoormus väheneb, on matemaatika. Et kunagi, kui keegi mäletab, siis OECD soovitas Eestile kuni 0,75% püsivat eelarve puudujääki, mis võlakoormuse siis stabiliseerib või selle vähendama suunab. Aga selle reegli mõte on ikkagi stabiliseerida võlakoormus, vähenemine tõesti matemaatiliselt tekib. Põhjus on siis selles, et olemasolev võlatase suhtena SKP-sse väheneb, sest SKP kasvab just. Ma igaks juhuks ütlen, et Sven, et sa võib-olla traumeerid liiga, kui sa komisjoni esimehele matemaatikat nimetada, aga ma pean siis ka jätkama, et eks see sõltub tegelikult majanduse ja eelarve nominaalkasvust, kui palju 1%, mis suunas siis ta lükkab, et kasv ja defitsiit kombinatsioonis, kasv ja inflatsioon kombinatsioonis võimaldavad ka defitsiidis võlakoormust vähem. See on matemaatika, vabandust, et ma nii jõhkralt sõnu kasutan. Ma imestan, et seda karateeks nimetad, et võib-olla sul kehaline kasvatus oli nii tugev, aga oleks pidanud matemaatikale keskenduma. Jah, härra minister, aitäh õpetussõnades. Küsimus on selles, et ma juhin tähelepanu, et see teie pikaajaline positsiooniprognoos on koostatud ka läbivalt teatud majanduskasvu nominaalse kui reaalse majanduskasvu indikaatorid arvesse võttes. See ei ole majanduskasvu nulli positsioon, vaid see on juba sisse arvestatud, sealhulgas ka siis mingis maksutulude SKP osakaalu prognoosi ja sellest laekuvase mõjutavana eelarvepositsioon. Nii et ma saan aru praegu, et see visioon, mis on siis loodud, näeb ette siis, härra rahandusminister, ma täpsustan üle valitsuse poolt nagu lähtekoht, et saavutada, et püsivalt jääda -1% eelarve miinuse juurde inimpõlve perspektiivis ja 4,5% miinust suudetakse viia siis aastaks 2034 -9% SKP-st
olukorras, kus selle lisandub, siis tuleb juurde lüüta 1,5% SKP-st, mis on siis kaitsekulude klausli ärakukkumine, mis siis selle dünaamikaga, mis te olete arvestanud, eeldab positsiooni parandamist 5% SKP-st, siis ütleme siis lineaarse aegreana aastatel 2029 kuni 34 5-aastase tsüklis. Ma ei tea, kas see on väga praktiline komisjoni arutelu, aga see... Ma arvan, et see on kõige praktilisem arutelu, mis puudutab seda, et mis on meie võlataseme dünaamika, kui nüüd välja riigi rahanduspoliitikas. Sa esitasid küsimuse, ma vastan, et ma arvan, et ei ole väga praktiline, kui komisjoni istung seisneb selles, et komisjoni esimees tuhnib seal paberites ja kirjeldab mingeid pilte, et mitte keegi ei jõua seda jälgida. Et see peaks olema ikkagi küsimuste-vastuste vorm. Ja ma võin sulle öelda, et aastal 2009 me parandasime positsiooni ühe aastaga 9%. Mina olin siis rahandusminister, enne seda tegelikult rahanduskomisjoni esimees. 2008 me parandasime 4-5%. 2010 ja mitte protsenti eelarvest, vaid SKP-st. Nii et me oleme seda ajas teinud ja see eesmärk tuleb uuesti võtta. Lihtsalt nüüd tuleb saavutada vastutuse jagamine ja parem ühiskondliku kokkuleppe. Et sina oled kõik pühendanud sellele, et riik rahandust parandada ei saaks, saanud sellega väga populaarseks, sa saad kindlasti oma võimaluse. Mina oma panusest ei loobu, kunagi oli isegi Mart Laarist abi, kui me seda asja tegime, kuigi ta ei olnud ka see eriline rahandushuviline ega matemaatik. Aga me tegime seda päris heas koostöös aastal 2008-2009. Aitäh, härra rahandusminister. Parandasime ikka väga ränga miinuse, eelarves ära, mis struktuurselt oli umbes sama suur kui see, mida me siis nüüd praegu kaitsekulusid järsult tõstis oleme ja maksukoormust vähendades oleme teinud. Aitäh, härra rahandusminister. Lähme konkreetsete küsimuste juurde, muudame siis arutelu dünaamikat. Väga õige osundus. Tõesti, te viitasite, et 2009 oli võimalik kärpida, et te tõite näite 8% SKP-st. Ja teil tegelikult osa ei olnud seal sugugi mitte väike, pehmelt öeldes. Aga nüüd ma vaatangi, et valitsemiskulude osas on valitsus võtnud eesmärgi 2024. aasta suvel seatuna juulikuus vähendada valitsemiskulusid, kui ma ette mäletan, 3 aasta perspektiivis 1,4 miljardi euro jagu. Ja nüüd meil on tekkinud võrdlusdünaamika, kuna eesmärk seati juba 2025. aastast seda vähendada 132 miljoni euro võrra, nagu peaminister on öelnud, valitsemiskulusid, mida valitsus on interpreteerinud kui personali, majandus ja muude, mitte seaduses ette nähtud toetuste summasid. Ja nüüd on meil võimalik võrrelda 2024. aasta eelarvet ja 2026. aasta eelarvet. Mis on juhtunud? 2024. aastal oli palk ja majanduskulud eelarves, ma ümardan 100 miljoni jagu, 2,6 miljardit. Nüüd on eelarves 3,1 miljardit, kasv 0,5 miljardit, 24 versus 26. Sisaldades aastat, kus tegelikult need kulud pidid vähenema väidetavalt. Muude toetustega 2024. aastal eelarve täitmine oli 4,3 miljardit eurot, koos investeeringutoetuste 26. eelarves ette nähtud 5,7 miljardit eurot, kasv 1,4 miljardit. Kokku suurusjärgus 1,9 miljardit on need kulud, mis väidetavalt pidid 25 ja 26 vähenema, mida te ise olete osundanud nominaalis suutsite 2009. aastal vähendada lausa 8% SKP-st. Et miks need nii plahvatuslikult on kasvanud? Miks te ütlete, et tulevikus tuleks sõlmida ühiskondlik kokkulepe, kus neid kulusid vähendada, et saavutada see -1% eelarve defitsiit seal siis inimpõlve perspektiivis. Miks siis seda poliitikat valitsus teie rahandusministriks oleku ajal ei viljele? Miks hüppeliselt kasvavad nii palga majandamis kui ka siis toetuste rubriigis need kulud? Härra minister. No kõigepealt see dünaamika jälle ei ole muutunud, et kuigi sa lõpetad pöördumisega, on see enamuses ikkagi sinu monoloog, mis sisaldab kümneid detaile eri aegadest, eri allikatest, mida sa tegelikult ei suuda täpsustada. Ma esitasin kvantitatiivselt mõõdetavad karakteristikud. Jaa, aga kui sa lubad mul ka ikkagi vastata, see
need, kus sa need karakteristikud võtad ja millele sa viitad, on kontrollimatu suulises kõnes. Keegi ei suuda seda jälgida. Aga ma saan öelda, et seda, mis juhtub riigi kuludega, jälgitakse väga täpselt ja üldine dünaamika on, et on teatud kokkulepe siis tegevuskulude kärpeks protsentuaalselt 3 aasta jooksul, seda täidetakse. Lisaks see on siis 5+3+2%. Rõhutame siis, et samal ajal erasektor ju palku tõstab. See tähendab, riigisektor jääb järjest selles mõttes õhemaks, mis puudutab palgakonkurentsi või ka majanduskulude dünaamikat. Inflatsioonist rääkimata, reaalväärtuste säilitamisest rääkimata. See on üks tegevussuund. Viimases lõpus me sel aastal siis kärpisime veel 20 miljonit, et mahtuda sellesse 4% raami. Aga põhiline muutus, mis vahepeal on ju toimunud, on see sama kaitsekulude 5% kasv. See sisaldab ka ka palgakulusid, ilmselt ka tegevuskulusid muid ja nii ongi. Seal sees on ka siis eelistatud valdkonnad peale sisejulgeoleku, kuhu kuulub õige mitu asja, ka rahapesu näiteks, maksuameti üks osa, kes ühelt poolt kärpisid, teiselt poolt said raha juurde, ühelt palkadeks, nii palju kui see on otseselt julgeolekuga seotud. Haridusele antakse raha juurde, palgaraha juurde otseselt. See kõik kombineerub ja kui sa saad seal mingid summad, siis seda peaks ikkagi arutama konkreetsemalt kui pikkade lausete ja detailidega suuliselt. Arusaadav. Me räägime nendest poliitilisest otsustest, neid ma kirjeldan. Seda ma saan kirjeldada, et viiaks ellu. Kirjeldage palun siis, härra minister, selge poliitilised otsused. Riigieelarvestrateegia tegemisel on valitsus langetanud siis poliitilise otsuse, et ka aastatel 28-29 on sotsiaaltoetuste kärbe aastas 100 miljonit eurot. Nii on see kirjas riigieelarvestrateegias. Poliitiline otsus on langetatud. Kirjeldage, mida see poliitiline otsus endas siis valitsuse kavatsusena sisaldab. Mis see poliitiline otsus siis on, et sotsiaaltoetusi, ma ei tea, lapsed läbi pere või mingid muud erivajadusega inimeste toetusi vähendatakse aastas 100 miljonit eurot? Erivajadustega... Või ma ei tea, mis gruppide, kuna see on sotsiaaltoetuste vähendamine... Erivajadustega inimeste toetamine on definitsiooni järgi vajaduspõhine. Vajaduspõhine definitsiooni järgi, isegi lingvistiliselt. Nüüd palun ära demagoogis. Aga see 100 miljonit ei ole riigieelarves, see tähendab, ta ei ole regulatiivne, vaid ta on riigieelarvestrateegias eesmärgina. See ei pruugi täituda, ma ei tea, aga me oleme panustanud näiteks IT-sse, et vajadusi oleks võimalik paremini tuvastada ja registrid töötaksid paremini. Et ma ei oska öelda, kui hästi see õnnestub, aga poliitika valikuna on ta olnud üleval hulk aega. Me põhimõtteliselt see valitsus ei pea õigeks universaaltoetusi, aga nendest universaaltoetustest väljatulek on loomulikult hulga karidega seotud, sealhulgas üldine selline, kuidas öelda, ühiskonna muutus, näiteks see, et kes kellega siis majanduslikus liidus on üldse ja kelle vajadused mismoodi kaetakse. Need on keerulised otsused, aga selline eesmärk muuta riigi raha kasutamine siis sihipärasemaks on RES-is seatud ja seda sisustama peab püüdma siis sotsiaalminister. Aga härra rahandusminister, te ütlete, et eesmärk, et ei tea, kas õnnestub täita, see on nüüd, ütleme, ma küsin siis üle, et see 100 miljonit eurot aastas, mis toetusi silmas peetakse? On need lastetoetused, peretoetused, ma saan aru teie viite järgi, et erivajadusega inimeste toetused, need ei ole, ja samas on siin number ju 100 miljonit eurot, väga kvantifitseeritav number. Kust see number tekkis? On selle alusel mingisugune loogika, aga valitsus on poliitika otsuse teinud 2028. aastal tuleb muuta mingid toetused nii-öelda siis
ma ei tea, sissetulekupõhiseks, ma järeldan, eks ole, või kuidagi sissetulekust seotuks mingisugusel moodusel, aga ma ei taha ka teile sõnu suhu panna. Kirjeldage ära, kui see on eesmärk seatud, siis kust see 100 miljonit eurot tuli? Kes selle välja pakkus? Kas Rahandusministeerium pakkus selle välja, Sotsiaalministeerium ja kas selle aluseks on ka mingisugune siis analüütiline käsitlus? No sõnu suhu sa paned ju kogu aeg, kaasa arvatud sissejuhatuses, et ma ütlesin, et ma olevat öelnud, et ma ei tea, kas seda õnnestub täita. Kontekstis ikkagi, et see on eesmärk, mille täitumine ei ole garanteeritud ja on seotud raskustega. Et sa püüad seda kuidagi siis nagu lamedamaks muuta mu lauset. Aga Rahandusministeerium ei anna valitsusele ülesanded, valitsus võtab neid ise. Rahandusministeerium kirjeldab poliitikate hindu ja otstarbekuse, hindab otstarbekusi. See, et sotsiaaltoetused võiksid olla paremini sihitatud, on ju selge, et ega kõrgepalgaliste lastetoetus ei ole kõige mõistlikum sotsiaalpoliitika. Sellepärast me ei ole kaotanud lootust, et see asi on muudetav täpsemaks, aga vajaduspõhise poliitika üks näide on ju seekord toimetulekutoetuse piiri tõstmine. See on jällegi üks sotsiaalpoliitika, mis ei ole universaaltoetus, vaid vajadusele suunatud. Järgmises eelarves on see juba sees. Nii et need muutused on jällegi mitmesuunalised. Kulu suurendamine ja kulu vähendamine on mõlemad toimuvad iga eelarve tegemisel. Selge. Ma saan aru, et Rahandusministeerium seda ettepanekut ei teinud, see 100 miljonit eurot lisada kattena, et riigieelarve strateegias joonistuks välja teatud eelarvepositsioon, 100 miljonit eurot 28-29, et siis tegelikult teie seda ettepanekut ei teinud, aga kas teie käsutuses? Seda ei ole valitsuse diskussioonides põhjust eristada, kas selle tegi Põllumajandusministeerium, et ma ei usu, et ma olen allkirjastanud selle teemalise taotluse. Ma olen esitanud valdavalt siis oma tublide ametnike ettekannete vormis, nagu praegugi siis eelarve realiteete ja alternatiive, kus siis eelarve raamidesse, mis eelarve raamidesse jõudmist võimaldaksid. Ja, aga mul on küsimus, et samamoodi on kirjas seal tegelikult 100 miljoni euro jagu niisugune veidikene müstiline sõna nagu investeeringu revisjon. Kas jälle 100 miljonit eurot, see on niisugune ilmselt kokkusattumus, et 100 miljoni euro kaupa need niisugused salapärased read on. Mis on investeeringu revisjon, härra rahandusminister, äkki te selgitate, kas see tuli Rahandusministeeriumi? Kuidas? Sa ütlesid õigesti, et 100 miljonit on kvantifitseeritav number. Tegelikult kõik numbrid on kvantifitseeritavad, et see oli sul õige tähelepanek. Küll aga me oleme investeeringud revideerimas. Me tõepoolest revideerime investeeringuid. See eesmärk, finantseesmärk, kui sa ütled, et see on seal tabelis, siis sa kindlasti räägid tõtt. Me tegelikult investeeringuid massiivselt lükkame edasi, mis ei ole olulised meie arvates riigi toimimisel hädavajalikuna. Näiteks oleme otsustanud, et riik enda tarbeks siis kinnisvara investeeringuid lükkab edasi või jätab ära. Et see on ka kvantifitseeritav number, nagu kõik ülejäänud numbrid on kvantifitseeritavad. Nii et ma saan aru, et investeeringu revisjoni all tuleb lihtsalt öelda, et näiteks riigiteede investeeringud, mis on siis ütleme tulevikus või need mingid muud tüüpi nii-öelda investeeringuid, lihtsalt jäetakse püsivalt ära või antakse see eelarve baasi tulevikus, riigi strateegias on siis vastavalt sellesse baasi. Sa ei saanud aru, keegi ei rääkinud siin teede kohta. Ma ei tea, mis investeeringuid silmas peetakse. No aga luba, siis ma lõpetan lause. Sa saad selle kohe teada, et eelkõige peetakse silmas ehitisi ja remonte ja sellised asju, et riik enda jaoks tõmbab asju kokku. Teedeprogramm vastupidi saab olema väga mahukas.
Ma ei julge kinnitada, et mida siin on kõlanud, et on läbi aegade kõige mahukam, aga ma pean seda kontrollima. Iseenesest ma pean kontrollima siis homse ettekande tarbeks ka investeeringute mahtusid, et kuidas nende dünaamika on. Aga fakt on, et eelarvet kärpides me läksime kõigepealt siis otseselt valitsusasutuste ja nende ambitsioonide vastu. Me ei ehita, me remondi soovitud mahus. Ei küsimus on, et riigile strateegia näeb ette mitte soove, vaid riigile strateegias on baasindikaator number, mis on 4 aastaks fikseeritud, eks ole, nende investeeringute puhul, nagu ka see RKS-i ette nähtud positsiooni number on, eks ole. Et ma saan aru, et see number 100 miljonit eurot tuleb RKS-i positsiooni alandamisest, mis puudutab siis erinevaid hooneid ja ütleme siis riigi taristubjekte. Tundub suhteliselt mõistlik, aga ei, RES sisaldab ka soove, aga väiksemas mahus, kui nad on esitatud. Aga mu küsimus on selles, et kui ma nüüd korrigeerige, mul on meeles, et RKS-i praegu positsiooninumbrid, mida komisjon sai kätte, tutvus sellega, on alla 100 miljoni euro. On kusagil 76 miljonit eurot on näiteks järgmise aasta indikaator. Kui sealt ei anna ju 100 miljonit maha tõmmata, siis jääb ju 24 miljonit veel kuivale. Nullist ei saa alla poole minna. Ütleme, kui me matemaatika õppetunni üksteisele anname, siis ütleme negatiivset ära jäänud kulu pole ju tulu selles loogikas, et alla nulli ei saa kukkuda. See on juba sinu kohta hästi hea arvutus. Jah, ei tule kõik RKS-i arvelt, aga mujalt. Aga siis mujalt, aga kust mujalt, see on selgub siis tulevikus, arusaadav. Mu järgmine küsimus puudutab ETS2 süsteemi jõustumist ja selle mõju riigieelarve strateegiale. Härra rahandusminister, kas siis mootorkütuste nii-öelda heitme kaubanduse süsteemi lülitamise tulud riigile on arvestatud sisse riigieelarve strateegiasse ja kui, millises summas? Nüüd ma pean pöörduma ametlike poole, aga see on Euroopa poliitika, mida ka teie olete tublilt oma valitsuses arendanud, et te kõik olete proovinud vähemalt, nii nagu siin mõni euroskeptiline valitsus, mõni teinegi euroskeptiline valitsus Euroopas siiski öelnud, et Euroopa poliitika on ka nende poliitika. Nii et jah, keskkonnapoliitikate pole ka päris välistanud. Aga ma ei oska sellest praegust seisu nii täpselt kirjeldada, see pole päris minu valdkond. Fakt on, et energia- ja keskkonnakoormuse maksustamine Euroopas pigem suureneb kui väheneb. Me peame seda proovima nii, et see ei toimuks maksukoormuse ülemäärase tõusu vormis. Ja, kas Rahandusministeeriumi töötajad oskavad aidata abistada härra ministrit? Ja, et eelarveprognoosides ja eelarvematerjalides sisalduvad CO2 emissioonist tulenevad müügitulud ja kulud nii-öelda erinevatel aastatel mõlemad pooled. Kui on küsimus detailselt, millisest CO2 nii-öelda koodimüügi perioodist, mis tulud on kuskil arvestatud, siis seda peaks täpsustama Kliimaministeeriumiga, sellist detaili hetkel ei oska peast öelda või võime seda ise küsida Kliimaministeeriumilt ja teile edastada selle info. Me pöördusime Kliimaministeeriumi poole, tahtsingi saada aru, kas Rahandusministeeriumi sama info. Kliimaministeeriumi väide on, et riigieelarve strateegiasse on nende ettepanekul lülitatud sisse 330 miljonit eurot täiendavat faktilist diiselkütuse ja bensiini maksustamist järgmiseks 4 aastaks. Seda ajal, kui peaminister on deklareerinud, et ütleme, seda kavatsetakse valitsuse positsioonina kas edasi lükata või ära jätta. Need positsioonid on olnud erinevad, valitsus on ühinenud erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide kirjadega komisjonile selles küsimuses. Et kas see 330 miljonit eurot Kliimaministeeriumi väitena võib olla relevantne, et CO2 kaubandustulude kasvatamise kohta, seal on nii suur mõju, eks ole, riigieelarve strateegia positsioonile või riigieelarve strateegia tulude poolele. Ja ei oska seda hetkel ei kinnitada ega ümber lükata, aga selliseid nii-öelda mõtteid või plaane, mis tegelikult eeldavad seadusandja otsust või valikut, et neid üldjuhul ei kirjeldata eelarveprognoosides.
et välja strateegiasse, kas ta on lülitatud? Siiski, et valitsus teeb on kehtiva õiguse alusel, nii Euroopa õiguse kui riikliku õigusel, absoluutselt, nii ta teisiti tegelikult ei saakski olla. Härra rahandusminister, ma vaatan, et on baasindikaator on tegelikult valitsemise kvaliteet. Võiks olla, kui me räägime sellest tegevuspõhisest eelarvest, indikaatoritest. Ja siin on märgitud, et valitsemise tõhusus on 1,3. Tegelikult siis ma arvan, et teie valitsuse tõhusus on 1,3. Ja nüüd tulevikku olete te planeerinud, et see peaks olema üle 1,2 teie valitsemise tõhusus. Palun selgitage, härra rahandusminister, kuna tundub, et see on baasindikaator, võiks olla valitsemise tõhusus, kui me räägime seda eelarvepoliitikat hindame. Et miks siis tegelikult te näete ette, et valitsemise tõhusus peaks langema ja ma saan aru, aluseks on tõetamm, ütleb riigieelarve strateegia seletuskiri. Et miks härra Ligi siis tõetammi alusel peaks valitsemise tõhusus langema järgmistel aastatel? No kindlasti ma kõiki võrdlusi niimoodi käigu pealt ei suuda teha, aga järelikult on mingi eesmärk täidetud. See, kuidas seda 1,2 või 3 arvutatakse, on keeruline metoodika, aga ilmselt sobimatu arutamiseks sellises suulises vormis. Härra, kuna see on nii kvantitatiivselt mõõdetud, härra Riigikontroll, kas te oskate öelda valitsemise tõhususe puhul, kas Riigikontroll ka seda hindab selle indikaatoriga, kui on võetud 1,3, see on eelarve seletuskirja leheküljel 111. Et mida see indikaator peegeldab tegelikkuses, kuidas me saame selle järgi, kuna see on ju kogu valitsusele, valitsuse poliitikale hinnangu andmine, rahakulutuse mõttes ma kujutaks nõnda ette, et mis siis tegelikult selle valitsemise tõhususe tõetammi alusel indikaatoriga on? Riigikontroll on seda hinnanud või mis kvaliteeti ta sisaldab praegu eelarvepoliitiliselt? Ja see hakkas silma, ma vaatasin, et ma saan aru, et see on mingi rahvusvaheline näitaja, et see tõetamm ei ole võib-olla päris täpne, et ma seda sama panin ka tähele, ma nüüd ei suuda siin jooksvalt leida, et tõesti oli konkreetne arv seal, aga selle taha, kui sealt tõetammest edasi minna ja otsida, siis sealt tõesti leidis mingi, ma ei suuda praegu kohe seda taastada, aga oli mingisugune ülemaailmne võrdlus, kus Eesti oli siis mingisuguse indikaatoriga sellises kohas, mida see täpselt tähendab seda. Aga see mõõdik on ju suurem kui 1,2, eks kui vaadata. Ja just, et 1,3 on suurem, et eesmärk ei ole halvendada kindlasti. Arusaadav, see võib juhtuda ka nõnda, et ta võib, ma möönan, et ta võib olla ka selle interpreteeringu alusel võib ta olla veel kõrgemgi 1,3, aga ta oli, et ei tohi olla 1,2 võiks nii. Ja hea valitsemise indeks on see indeks, mida siis mõõdetakse, mis on Maailmapanga poolt koostatav indeks. Aga mul on küsimus, härra minister, et kas valitsus oli ka seda juttu, kui me räägime praegu kaitsevalikutest, et vahendite eraldamine võrreldes 2025. aastal tegelikult siis riigieelarves või kasutatavate vahenditega on elanikkonna kaitsevahendid kukkunud 26. aasta eelarves 31%. Et millest nii dramaatiline langus? Nii. Võib süveneda üldiselt. Lehekülg 541 riigieelarve seletuskirjas annan ka vihje. Väga tubli oled leidnud numbri leheküljelt 541. Ma kindlasti pean selle taustala välja uurima, kui komisjon küsib, ainult et tõsiasi on, et selle elanikkonna kaitse temaatika oli eelmises valitsuskoalitsioonis pisut ülepaisutatud ja poliitiliselt suureks räägitud. Et kaugeltki kõik ei ole kõik pidanud praegune koosseis mõistlikuks samal tasemel edasi ajada, on tehtud mingisugune sõel, mida siiski põhimõtteliselt koordineerib Riigikantselei ja kindlasti mitte Rahandusministeerium. Et eks katsume teile uurida, mis asjad seal taga täpselt. Arusaadav. Mul on küsimus, mis puudutab nüüd tegelikult niisugust olulist kitsast, aga siiski tundub niisugust olulist perimeetrit koalitsioonis nagu kaughasartmängu maksustamine. Et kas praegu, kui ma loen parlamendi koalitsioonisaadikud on esitanud seaduseelnõu, millega siis kaughasartmängu maksu planeeritavat kõrgemat määra soovitakse allapoole viia ka varasemast määrast, väitega, et siis laekub rohkem raha. Selle
sellesama eelnõu seletuskirjas on öeldud, et riigieelarvestrateegia vaates laekub siis 28 miljonit eurot vähem raha. Ja samas lauses, järgnevas lauses on öeldud, see raha, mis rohkem laekub, suunatakse siis oluliste ja meile kõigile kallite kultuuri- ja sotsiaalobjektide täiendavaks ehitamiseks. Et härra rahandusminister spordiobjektide ehitamiseks, mis siis sellest vähem laekuvast 28 miljonist eurost üle laekub. Et see on veidikene niisugune paradoksaalne, kuidagi niisugune väga paradoksaalne väide. Et mul on küsimus, et härra rahandusminister, et kas riigieelarvestrateegia näeb selle kaughasartmängu maksu vähendamisega arvestab või mitte seda, et sisaldab see juba selles positsiooni loogikas. Ja teiseks, kas Rahandusministeerium hinnangul siis kaughasartmängu maksu vähendamine vähendab riigi tulusid või kasvatab neid? Et mis on tegelikult siis praegune vaade, sest nagu on teada, avalikus soovitakse seda võimaluse kiires tempos jõustada. Härra rahandusminister, palun. Härra komisjoni esimees, et mida pikemalt te küsite, seda rabedamat, et küsimused on. Ma väga vabandan, püüan konkretiseerida. Ma täpsustan seda, et mina ei ole koalitsioon, ma olen rahandusminister. Mina ei ole sellist eelnõu esitanud. Ja need küsimused peate esitama Riigikogule. Mina olen sellise poliitika suhtes kriitikat väljendanud ja leppinud lihtsalt sellega, et mul ei ole võimu Riigikogu üle. Et arutage seal Riigikogus, mis mõistlik on ja mis ei ole. Mina pole selle eelnõu autor ja kui see oleks minu algatus, siis oleks ka kui valitsuse algatus, siis oleks ka minu poolt esitatud eelnõu. Härra minister, aga ma siiski täpsustan üle, et see on, ma saan aru teie poolt. Riigieelarve strateegias ma ei välista, et see on arvestamata. Üks põhjus, prognoosimatu ühesõnaga. Et üks põhjus on selles, et Arenguseire Keskusest on räägitud välja mingi prognoos, mis väidab, justkui see tulu ikkagi laekuks. Ükskõik, mis ta väärtus on ja kuidas ta lõhnab, et justkui ikkagi raha tuleks. Ja sellepärast on koalitsioonis tõepoolest selline kokkulepe, koalitsioonis, mitte minuga, mitte rahandusministeeriumiga, mitte rahandusministriga, et kui laekub lisaraha, siis see raha suunatakse. Nii et sõna kui on tõenäoliselt sealt puudu. Ma ei tea, kas sa lugesid selle, jätsid lugedes vahele või on see seal jäetud nimetamata, aga poliitiline kokkulepe, nii palju kui ma olen seda jälginud, just nimelt seisnes selles kui. Kui tuleb raha, siis suunatakse see kultuuriobjektidele. Ei, aga mu küsimus ongi, et te olete siiski, mitte siiski, ametis olev rahandusminister. Ja minu küsimus teile on, seal on ju analüütiline hinnang on juures, vähemalt viitega Rahandusministeeriumile selles eelnõu seletuskirjas, et selle tulemusena laekub 28 miljonit eurot vähem. Ja tõepoolest te korrektselt viitasite, kui laekub eeldus on 28 miljonit laekub vähem, kui laekub lisaraha, ma järeldan, et see moodustub delta siis 28 miljonit vähem laekub, pluss mingisugune ülelaekumine, suunatakse siis mingitele täiendavatele spordi, kultuuri, taristu objektidele. Ja minu küsimus on, et kas teie ministrina, kes on ka maksude kogumise ja maksupoliitika eest vastutav minister, peate niisugust hasartmängumaksu, kaughasartmängumaksu seaduse muudatust, sealhulgas ka väga sisuliste parameetritega, seal krüptorahad ja internetiga, mis muutaks sisulisi asju. Kas te peate seda otstarbekohaseks mõistlikuks? Ja kas see suurendab riigi maksutulusid või vähendab teie hinnangul? No kõigepealt see eelnõu ei ole formaadilt eelarvega seotud eelnõu, millele ma peaksin vastama. Minu töö on olnud või minu roll on olnud sellist poliitikavalikut kritiseerida, juhtida tähelepanu riskidele, sealhulgas ma pakun avalikul istungil, komisjoni avalikul istungil, aga ma ei ole kindel. Et mis koosolekuid me täpselt siis oleme sel teemal jõudnud pidada, aga kompromiss, millega see osa, millega mina nõustusin, oli järelevalve tugevdamine. Et Rahandusministeerium, Rahapesu Andmebüroo pühendub sellele, et annab jõudu juurde siis
kaughasartmängu riskide maandamisele ja järelevalvele. Arusaadav. Mul on nüüd küsimus, lähme konkreetsemalt. Ja proua Klaas, palun. Et ma siinkohal täpsustaksin, et tõepoolest riigieelarve strateegias ega riigieelarves seda kaughasartmängu maksumuudatust ei ole arvestatud, kuna see ettepanek on tulnud väljastpoolt. Eelnõus on küll Rahandusministeeriumi hinnang arvestatud, aga siin on erinevad seisukohad ja erinevad eeldused, et tõepoolest, kuna me oleme näinud maksumäära tõusuga kaasnenud olukorra muutust, siis meie siin hetkel väga suurt maksutulu kasvu ei näe, aga on neid analüütikuid, kes siis on selle eelnõu esitamisega seotud, kes on teistsugusel seisukohal, et siinkohal lihtsalt siis saab seda täpsustada aja jooksul, aga eelarvestrateegias sellega arvestatud ei ole, ainult sellega kaasnenud. Ma siiski Kadri parandan, et analüütikud vist nii ei ütle, et suureneb ja jutt ei ole mitte väga suurest, vaid üleüldse tulu suurendamisest, et me ikkagi oleme selles suhtes väga skeptilised, aga veel kord, härra komisjoni esimees, see ei ole eelarvega seotud eelnõu, mida peaks arutama koos eelarvega. Arusaadav. Kui see tekib, siis tuleb teda RES-is hakata arvestama, praegu me ei tea teda arvestama, mis ta saab, me ei tea. Me ei ole seda teinud. Ma arvan, et see on oluline ülestunnistusel, rahandusminister. Mis saab, me ei tea. See on väga oluline ülestunnistus. Nüüd järgmine küsimus. Võtame konkreetsemalt. Üles tunnistatakse pattusid, kuritegusid. Ja. Aga põrgutee võib olla ka heade, aga ka paraku halbade kavatsustega polistatud. Aga lähme nüüd selles osunduses Tartu Vangla juurde. Riigi eelarvestrateegia Tartu Vangla projektist on siis välismaa kurjategijate siia, ütleme siis tähtajaliselt importimiseks on räägitud kui tuluprojektist. Samas riigieelarve strateegia sisaldub ainult seda, et 6 miljonit eurot on Tartu Vangla projekti miinus, kuid ühtegi tulupositsiooni paranemist märgitud ei ole. Selgitage, härra rahandusminister, mis on see miinus 6 miljonit eurot välismaa kurjategijate importimiselt, mis tekib lisakulu Eesti maksumaksjale ja miks ei ole mingisugust täiendavat tulu maksumaksjale järgnevatel aastatel ekstrapoleeritud riigieelarve strateegias? Kuidas ma nüüd delikaatselt ütlen, et kulu tuleb teha, et vangid siia saaks tuua, sest et sellised tingimused on siis, mis need riigid alles jäid, et Rootsi vist ikkagi on endiselt. Aga tulu mitte kajastamine oli siis läbirääkijate tungiv soov, sest et Rootsi sisepoliitikas on see teema väga suur ja nad meilt paluti mitte eksponeerida seda kui Eesti riigi kasumlikku tegevust, et lihtsalt mitte eksponeerida. Nüüd, kus need otsused Rootsi poolt vist on poliitilise, seal on habras parlamentaarne toetus sellel olnud, nüüd, kus see on vist tekkinud. Me kindlasti saame edasi arutada, kuidas seda prognoosida ka tulu poolel. Praegu me seda teha ei saanud, kuna Rootsi nõusolek tegelikult parlamentaarne heakskiit puudus. Aga parlamendid on seal, või parteid on seal olnud omavahel ikka, ütleme, see on väga suur poliitiline olukord ja ma palun siis meie siis valitsust Rootsi, ütleme niimoodi, erimeelsuste pärast mitte väga, väga kriitiliselt kohelt. Ei, härra rahandusminister. Me lihtsalt ei taha seda ka suureks teemaks teha siis Eesti parlamendis, et lasta olla Rootsi probleem. Ei, see ei ole Rootsi probleem. See, mis saab Eestimaast, mis saab Eesti riigi rahandusest, on Eesti probleem. Rootsi kuningriigis saadakse enda asjadega ilusti hakkama. Et minu Kulla komisjoni esimees. Ma olin küllalt arusaadav, et Rootsi sisepoliitiline mure oli, et Eesti teenib raha vangide pealt. Aga meie peame seda iseenesest legitiimseks tegevuseks, sest vastasel korral me ju ei suudaks seda selgitada. Meil on 2 eesmärki seal. Minu arust kõige tähtsam ja tõesti mittetulunduslik põhjus on see, et me aitame liitlasi, kui nendel on põletav mure kuritegevusega ja investeeringute vähesusega sellesse valdkonda.
Meil vastupidi on ülejääk. Ja selle ülejäägi kasutamine, võiks meil olla siiski tulus projekt ja see on see põhjus, teine põhjus siiski ka oma kulusid vähendada ja tulusid eelarvesse saada, sest tühi vangla on ju meil jooksev kulu. Härra rahandusminister, ma ei taha avada teemat, mis puudutab erinevate poliitikute positsioone siin selle projekti arukuse või arutuse osas. Mu küsimus oli lihtsalt selles, et Pricewaterhouse'i analüüs, mis on komisjoni käsutuses, ütleb, et see on tulud ja kulud on tasakaalus. Riigile strateegias on ette nähtud kulu 6 miljonit eurot. Rootslased ei soovi, et ma saan aru, et tuleks välja, et seal on ka sees siis, et me teenime tulu sellest, kuigi leping seda ju sisaldab. Aga seda me oma riigile strateegias ei kajasta. Aga mu küsimus on, et kuidas me saame riigile strateegias kajastada asju selektiivselt. Kui enne lepingu sõlmimist oleks võetud positsiooniks, et ei ole mingeid kulusid, ei kulusid ega tulusid kajastada, ma saaksin sellest aru. Praegu on kajastatud ainult kulupositsiooni. Võimaliku tulupositsiooni on seal kui ma eeldan, et on korrektne 0 euro. Sellepärast, et kuluotsus on tehtud. Tuluotsuse eelduseks on Rootsi otsus ja kulu on ka juba olemas. Aga mis kulu see olemas on, kui Rootsi nõuab, ma loen ajakirjandus põhiseaduse muutmist, mida ei ole tehtud? Tühja vangla hoidmine on kulu. Nii et ootame selle Rootsi otsus ära. Aga Sven tahab vastata selle. Nii, härra Kirsipooli repliik ja vist härra Vagal on ka siis tähendus või küsimus? Ja, et see tulukulu analüüs on ratifitseerimise seaduse juures, et Riigikogu peab enne ratifitseerima selle lepingu ja samamoodi peab seda tegema Rootsi osapool. Ja selleks, et me järgmise aastal jooksu pealt ei menetleks lisaeelarvet, on see lisakulu, mis selle lepingu ratifitseerimisel järgmisel aastal tekib, ette nähtud reservis. Seda ei ole kuskile lepingu alusel kellegi eelarvesse pandud või see on reservis broneeritud summa juhul kui seda lepingut ei ratifitseerita mingil põhjusel, seda kulu ei teki ja see raha jääb järgi. Ja see on selle 6 miljoni mõttes. Aga Pricewaterhouse'i sellest analüüsist ma küll ei tea, et meil valitsusel sellisel sõnastuses oli, nagu sina seda interpreteerid, et ma ei tea, kas me üldse näinud olen. See oli mustvalgelt nii täpselt, et nüüd saab ka hetk, kus komisjon saab anda informatsiooni härra ministrile, me võime selle analüüsi saata. Kes selle tellis? Selle tellis Justiitsministeerium, Pricewaterhouse'i analüüs, mis oli aluseks ka valitsuse nii-öelda protokolliste otsuste ja kabineti materjalide seletuskirjale, mis on lihtsalt, oli siis auditifirma hinnang, prognostiline hinnand nende rahade ja võimaliku kokkuleppe maksumuse või tulususe osas Eestile. Nii. Kui see on see, siis on seal mingisugune, ütleme, kaheti mõistetavus ilmselt sisse kirjutatud. Aga teema delikaatsust ma nimetasin, see ei ole mitte erinevate poliitikute, vaid Rootsi erinevate erakondade erimeelsus, mida ma siin kajastasin. Ma ei räägi meie poliitikute erimeelsusest. Nii, härra Vaga. Ja tahtsin vist sellel samal Tartu vangla teemal täiendada härra Kirsipool, et nagu Kirsipuu ütles ka, et ega riigieelarves ei saa kajastada asju, mis on veel ratifitseerimata või tõi välja ilusti, et see siis kulu on reservis planeeritud, aga eks ju riigieelarve seletuskirjas leheküljel 170 on ka väga mustvalgelt kirjas lause, kulude katteallikaks on välislepingus sätestatud tasu. Ja eelnevalt on siis välja toodud, et see välisleping on valitsuste vahel siis ära allkirjastatud, aga ootab siis parlamentile ratifitseerimist. Et ma arvan, see ei ole nagu, see on väga selgelt on, ma arvan, isegi võib-olla äkki Urmas Reinsalul aru saadav, et see 6 miljoni kulu tegelikult tuleb siis selle siis lepingus sätestatud tasu arvelt, et see ei ole Eesti riigile täiendav kulu nende siis vangide siin hoidmine. Aitäh! Ma täpsustan nüüd üle, siis härra Vaga avas selle põrgutee. Me läksime selle juurde. Et kas ma saan õieti aru Rahandusministeeriumist ka, et see on Rootsi riigi poolt makstav raha, siis nagu härra Vaga osundus, et see ei ole mitte meie enda riigi kulu, mida meil praegu siis on 26. aasta riigieelarves planeeritud. Kuule, ma pean nüüd, kuna see on sinu monoloog põhimõtteliselt, siis ma kasutan võimalust nüüd minna tööd tegema, et ma olen sellele vastanud. Riik peab eeltööd tegema. Ta peab saama heakskiidu ka Rootsi riigilt, et ta on need tingimused loonud. Need on lepingus kirjas.
Ja muidugi minu noor kolleeg asjakohaselt juhendas sind, et kuidas mõista siis seda eelarve tegemist. Et eelduseks, et sa eelarvesse jõuaks, on tõepoolest lepingu ratifitseerimised. Ja, et siis küsimus on selles, et mis on see põhjus, rahandusminister, kui ma vaatan riigistrateegias, aga ka see majandusindikaatorid on toodud välja, et kapitalituru maht SKP-sse langeb. Kui see on oluline majandusindikaator, et seda aru saada, et mis on selle negatiivse trendi põhjus järgmise aasta vaates? Ma isegi kuulnud, mis see sõna oli, kapitalituru maht, mis on üks baasindikaatoreid majanduslik, kapitalituru maht, sisemajanduse koguprodukti langeb. Ma pean süvenema, millest on seal konkreetselt jutt. Ei ole selle kohta infot. Ja mu küsimus... Ma pean nüüd hakkama minema. Ma pean minema Riigikokku, kaitsma eelnõusid ja päris asja rääkima. Päris asja rääkima. Selge, härra rahandusminister. Ma arvan, et me räägime päris asjast, härra rahandusminister. Ma ei taha siin kuulata nii pikalt, sest sa tegelikult ei ürita ju juhtida komisjoni, vaid sa pidada monoloogi. Kui on 800 lehekülge ees, siis on ju tore 580-ndalt küsida midagi, millele reageerimine... Ma arvan, et elanikkonna kaitse, mis puudutab tegelikult valitsemiskulusid, mida ei ole vähendatud, mis puudutab tegelikult riigi võlapositsiooni, need ei ole ebaolulised asjad. Mind sunnib Riigikogu kodukord ja põhiseadus. Härra minister, ilusat töönädalat teile. Olete alati tere tulnud Riigikokku igast mõõtmes. Nii, palun, Rahandusministeeriumi esindaja täpsustab. Ma täpsustan laia riigikaitsekulude vähenemist, kuna laia riigikaitsekulud tulevad laia riigikaitse investeeringute kavast, mida Riigikantselei eest veab, siis need planeeriti eelmise aasta RES-is reservi. Ehk et Siseministeerium vastavalt sellele, kuidas tal projektid edenevad, kuidas ta mõtleb välja näiteks, kuidas droonimüüri teha, küsib summad reservist välja. See on põhjus siis, miks nii-öelda baaseelarve kajastub vähenemisena, aga tegelikult kui raha eraldatakse reservist taotluse alusel, siis see lõplik eelarve ei vähene tõenäoliselt. Aga vabandust, meil on ju programmid, meil on ju kogu tegevuspõhine eelarve. Palju siis selles, täpsustame üle, et ütleme, et meil loeme nagu muidu, et on seal erinevates hiina keele dialektides või on, eks ole, siin asi, et palju siis elanikkonna kaitsele järgmisel aastal raha on võrreldes 25. aastaga ette. Kui te ütlete, et on osa raha lülitatud valitsuse reservi, sest 25. aastaks on kirjas ka eraldatud raha ja ma järeldan, et sealt on ka ülekantud raha või on eraldatud valitsuse sihtotstarbelisse reservi. Sellega oli, suurusjärk oli 10 miljonit või 15 miljonit. Nüüd on järgmine aasta 10 miljonit ja te ütlete, et on mingid rahad veel, või mingi raha veel, mida tegelikult see sama eelarve seletuskirja rida ei kajastu. Et need on siis, aga riigieelarve või valitsuse sihtotstarbelist reservist ma ei leia neid planeeritud asju. Kus nad kirjas on siis? Ja, et see ei sõltunud eelarve vaatest, kas eelarve ühe või teise ministeeriumi eelarve väheneb või kahaneb. See sõltub planeerimistäpsusest ja planeerimispõhimõtetest ja see on olnud väga pikalt niimoodi, et kulud, mis on ebatäpsed või ebaselged, kas siis mahu mõttes või ajastuse mõttes, planeeritakse sihtotstarbelisse reservi tinglikult ühele või teisele ministeeriumile ühe või teise tegevuse katteks. Ja sõltumata eelarve vaatest oleks samamoodi Siseministeeriumi eelarve selle majandamiskulu siis rea peal järgmisel aastal väiksem, sellepärast et teatud osa on reservi planeeritud. Ja ma arvan, et selle laiapindse riigikaitse teemal oleks mõistlikult see tervikut vaadata või küsida ka Riigikantseleist sisendit, et aru saada, kuhu siis täpselt on raha planeeritud. Härra Vagal on täpsustav küsimus. Ja laiendaks härra Reinsalu küsimust, et nagu teame, siis sellel suvel Haagi tippkohtumisel võeti vastu alliansi siis 5% kaitsekulude siis alampiir ja siis nii-öelda mööndusega, et sellest 1,5% peaks liikuma siis laiale riigikaitsele, elanikkonna kaitsele või see sõnastus on selles tippkohtumise kommunikees ja need nii-öelda valdkonnad täpselt välja toodud. Et küsimus Rahandusministeeriumile ja kui ta seda teinud ei ole, siis on ettepanek Rahandusministeeriumile, et tegelikult kokku koguda
või läbi arvutada selle NATO siis Haagi tippkohtumise kommünikee siis sõnastuse pealt see Eesti kulu, protsentuaalne kulu, mis siis läheb selle põhjalt siis laiale riigikaitsele. Tõenäoliselt see on rohkem kui 1,5%. Meie ise arvutame selles vaates, et see meie 5%, mis 5,43% järgmine aasta on juba reaalselt on siis nii-öelda selline sõjaline riigikaitse. Et meie arvestasime sisse, et me teeme 3,5% teeme sõjalist riigikaitset ja siis 1,5% laia riigikaitset, või meie juba võtame selle aluseks, et meie teeme vähemalt 5% siis sõjalist riigikaitset, aga ma arvan, väga vajalik oleks parlamendile ja avalikkusele see info, et kui palju siis reaalselt läheb Eesti maksumaksja raha sellele laiale riigikaitsele NATO kokkulepete alusel, ja ma arvan, see on ka välispoliitiliselt selline väga arusaadav punkti arvutus, mida me saame tegelikult näidata oma liitlastele, et Eesti mitte ainult ei tee 5% sõjalist riigikaitset, aga me teeme ka lisaks mingeid muid asju X summas siis, aga äkki oleks võimalik teile aidata seda siis parlamendil sellist numbrit kokku panna, aitäh. Ja, et see on tõesti, ma arvan, selline ühest küljest informatiivne, teisest küljest suuremahuline töö, et see kokku panna see info, sest lai riigikaitse on meil küll käibefraas, aga tegelikult keegi ei ole täpselt defineerinud, mida see tähendab. Ja sellepärast on mõistlik sinna analüütiliselt panustada, et siis aru saada, eks, aga see vajab nagu täiendavat analüüsitööd Siseministeeriumi ja Riigikantselei juhtimisel ilmselt. Ja, aga see on väga mõistlik üleskutse ära vagalt nii-öelda, et ühiskond saaks täiendavat, on objektist informeeritud, sest ma vaatan tõesti ka, et kui nüüd tulla selle juurde tagasi, lehekülg 541, õnneks härra Ligit ei ole siin, Riid läks lehekülgede üle, ja siin on tõesti tegevusmõõdik, mis on kirjas programm, tegevus, elanikkonna kaitse, kriisideks valmiseks, nende lahendamine, nii eelarve dünaamika. Nüüd see, mida te viitasite, riigi valitsuse reservfondis on sees idapiiri raha edasi, mis on planeeritud idapiiri rahaks, ja siis oli vist Väike-Maarja keskusele, eks oli 2 konkreetset. Aga see programm sisaldab endas tegelikult ju ei ole mitte idapiiri eraldi võetuna kitsalt, vaid see on tegelikult ongi hädaolukorrad, riigikaitse kriisiks, teavitamine, riskianalüüsid ja omavalitsuste üksuste nõustamist, omavalitsuste toetamine. Ja see tegelikult väheneb 31%, see oli minu osundus, eks ole. Et see idapiirirahad on, ma saan aru, liiguvad eraldi, hüppavad seal üle, siis selle sihtotstarbelise valitsuse reserviga eraldi investeeringuna. Siin juttu ei ole investeering, kas ma saan õieti aru, rida 1775 ei peegelda investeeringuid, eks ole? On vist nii? Ei, need on eelkõige siis Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti üldised tegevuskulud, mida nad siis kasutavad kriisivalmiduse tõstmiseks. Aga mul on veel ka nõude lõpufaasis, et on tõesti väga huvitav informatiivne, et küsimus on nüüd üks küsimus, mis puudutab riigikaitse raha. Et meil on siis, kui ma võtsin Kaitseministeeriumi 4-aastase sõjalise kaitse kava, mida kinnitas Kaitseministeerium 2025. aasta juuli alul, härra Vaga täpsustab, kaitsekomisjoni liikmena mäletab seda, siis seal oli tegelikult 4 aasta peale selle raha jagamise dünaamika teistsuguse tempoga, kui ta on praegu riigieelarve seaduse seletuskirjas. Vastavalt, kui ma toon konkreetse näite, siis positsiooni muudatused toimusid, et aastatelt 2026-2027 on sõjalise kaitse raha lükatud tulevikku. Määramatusse tulevikku, aga ajatatud seda siis 28-29 aastaks. See on väga suured summad, jutt käib siis 5,38 versus 5,09 vist oli seal või 0,08 oli selles loogikas. See puudutab ikkagi suurusjärgu seal 120 kuni 200 miljonit eurot, oleneb millise loogika järgi seda arvestada. Et mu küsimus on, et mis oli eelarve kokkupidamisel, kas see sisend tuli valitsusest või see ettepanek tuli Kaitseministeeriumist, et 26-27 aastal korrigeerida madalamaks riigikaitsele ettenähtavaid rahalisi vahendeid võrreldes 2025. aasta juulis Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande alusel koostatud Kaitseministeeriumi sõjalise, mis on see arengukava, 4-aastase arengukava ka, et kust see sisend tuli?
Sven, oskate sellele vastata? Ei, kindlasti ei oska, et selles mõttes valitsuse arutelud on erinevate osapoolte ettepanekute ja arutelude summa, eks, et seda, mis hetkel keegi täpselt tegi mingi ettepaneku, ma arvan, et seda ei ole võimalik siin taastada. Jah, aga ma juhin tähelepanu sellele, et kui ma võtan riigieelarve suveprognoosi, siis riigieelarve suveprognoosis, mis oli Rahandusministeeriumi koostatud ju, oli indikaatornumber, mis rajanes Kaitseministeeriumi arengukavale, oli kirjas 5,38. Suveprognoosis oli ette nähtud põhjendatud riigikulude kasvu, just nimelt ka ühe elemendina kaitsekulude kasvuna, ja suveprognoosis augustist 2025 üle-eelmisel kuul te lähtusite 5,38. Rahandusministeerium lähtus. See oli tegelikult sisend, mis oli teile tulnud, eks ole, Kaitseministeeriumist rahaplaneerimises. Mis faasis siis tegelikult see muudatus toimus? Mitusada miljonit eurot riigikaitse raha lükkub tulevikku? Nii nagu kõik eelarvemeetmed kuu aja jooksul valitsuses arutatakse läbi, tehakse täpsustusi prognoosides sõltumata sellest, kelle ettepanek see oli, eks, ja siis eesmärk oli hoida kaitsekulud jätkuvalt üle 5%, tehes siis hankeplaanis täpsustusi, eks, et tagada ka muuhulgas seda, et näiteks ülekantavaid kulusid ei oleks, et kui mingi asi nihkub, eks, et siis sellise täpsustusi arvesse võtta. Ja see rida lähtubki siis täpsustatud hankeplaanist, tagamaks neid samu poliitilisi eesmärke hoida kaitsekulud üle 5%. Nii, aitäh, aga nii tempokalt ongi meil tükk aega möödunud. Aitäh kõigile, kes osalesid, aitäh alati Rahandusministeeriumi asjalikele töötajatele. Siin tekkis rida küsimusi, ma arvan, töökorras me täpsustame. Ministrile loomulikult suurem tänu. Tema on see kõige suurem vaeva nägija kolleegide õlgadel. Et tõesti, meil on mõningad kirjalikke küsimusi, eks ole, siin tekkis, ma arvan, need on strateegilise väärtusega. Kindlasti meil on põhjust arutada ka eelarve baasseaduse üle. Meil on arutada tegelikult kuulata eelarvenõukogu vaade, eks ole, nendele küsimustele. Ja loomulikult pikema vaatega ka riigi võlapositsiooni probleemid, sest siin avanesid nagu teatud põhimõtteliselt, ja ma jääksin siiski selle sõna juurde, paradigmaatilise muutusega näitajad, mis siin tulid esile. Ja ma arvan, neid on aus ühiskonna jaoks ja poliitilise juhtkonna jaoks läbi mõtestada. Vähemalt aru saada, milline on mõttesfäär nendel isikutel, sellel isikute ringil, kes praegu Eesti riigis poliitilisi otsuste valikuid kujundavad. Ja sellega seoses siis suur tänu ja ilusat töönädalat kõigile. Aitäh!